Prince of my heart, Shalom. Jesus, shine through. You're the Prince of my heart, Shalom. Shalom. You're the Prince of my heart, Shalom. Jesus, shine through. You're the Prince of my heart, Shalom. Peace like a river, it flows in my mind, in my heart, in my soul. Peace like a river, it flows in my mind, in my heart, in my soul. Shalom, you're the Prince of my heart, Shalom. Jesus, shine through. You're the Prince of my heart, Shalom. Shalom, you're the Prince of my heart, Shalom. Jesus, shine through. You're the Prince of my heart, Shalom. Peace like a river, it flows in my mind, in my heart, in my Nagu te kuulsite, siis meie nimi on Aurum ja selle esimese laulu pealkiri oli Shalom. Ja kes teab, mida tähendab Shalom? Ei pea ainult lapsed arvama, kõik võivad arvata. Mida tähendab Shalom? No hapukurki päris ei tähenda, aga ütleme, et kui me saame kokku ja me tervitame üksteist, siis Shalom tähendab heebrea keeles tere. Aga mitte ainult tere, vaid Iisraelis soovitakse sellega üksteisele ka rahu ja sellist üleni ihu, hinge ja vaimu terviklikku ja hea olemist. Nii et meie ka siin Aurumi poolt soovime teile seda Shalomi rahu. Ma ei tea, kas ma peaks tutvustama võib-olla me oleme võõrad näod siin. Mina olen Johanna ja trummidel on meil Kristjan Mängel. Siis taustalolja on Kairi Eervald. Kontrabassil on Taavo Remmel. Kitarril Marek Talts. Ja trompetil Mihkel Metsala. Ja meil on tõesti hästi suur hea meel teiega seda tõelist pidupäeva tähistada siin täna. Nii, aga nüüd mul on lastele küll küsimus. Lapsed, kas teie teate, mis juhtus taevas siis, kui Jeesus ärkas surnust ülesse? Mis siis taevas juhtus? Kas te võite ära arvata? Valgus, väga õige, ma arvan, et valgus kindlasti oli. Kas midagi oli veel? Pimedus oli ka või? Võib-olla oli enne pime ja siis tuli valgus. Jaa, teate, mis mina arvan või? Ma arvan, et seal oli nii suur pidu, sest et kas te teate, mis siis juhtus, kui Jeesus surnust üles ärkas? Kõik, mis maailmas oli kuri ja paha ja pime, sai ära võidetud. Nii et kogu kurjus kaotas ja kõik headus võitis. Ja sellepärast oli taevas nii suur pidu. Ja kas meie ka
siin võiksime pidu pidada, on ju? Kas te aitate meil plaksutada? Aitate meil plaksutada? Näidake, vaata, meil trummid ka aitavad. Kuidas me? Vaatame, proovime. Väga hästi tuleb välja. Ja. Kas peol tantsitakse ka? Tantsitakse või? Kes tahab, võib püsti tõusta, võib tantsida. Suured võivad ka püsti tõusta ja tantsida, kes tahavad. Ja siin tulevad sellele laulule sõnad ka, nii et meie täna tähistame koos taevaga kõige suuremat pidu, mis on olnud. Miski ei suuda meil lahutada, ta armastusest, mis meid vabastan, ei sur meie elu sügavus kõrgus, ei väed englid ega miski muu suuda lahutada. Meid temast, kes meid on armastanud, nõnda lahutada. Meid temast miski ei suuda seda. Tantsime ja nipsuga. Miski ei suuda meid lahutada, ta armastusest, mis meid vabastan, ei sur meie elu sügavus kõrgus, ei mäed englid ega miski muu suuda lahutada. Meid temast, kes meid on armastanud, nõnda lahutada. Meid temast miski ei suuda seda, kes süüdi mõista või Jumala valituid. Jumal on see, kes õigeks teeb meid, ta poja läbi on meil vabadus, rahu, mis püsib ka kõige sees, mis proovib lahutada. Meid temast, kes meid on armastanud, nõnda lahutada. Meid temast miski ei suuda seda. Ta, kes loovutas oma poja meest, ei peaks kinkima meil kõike muu. Temas on meil võit nüüd täielik, tema palved meid hoiavad. Ta, kes loovutas oma poja meest, ei peaks kinkima meil kõike muu. Temas on meil võit nüüd täielik, tema palved meid hoiavad. Et ei saaks meid temast, kes meid on armastanud, nõnda lahutada. Meid temast miski ei suuda viimast korda lahutada. Meid temast, kes meid on armastanud, nõnda lahutada. Meid temast miski ei suuda seda, miski ei suuda seda, miski ei suuda seda. Elagu pidu taevas! Ja me saame kohe varsti hakata ka koos ülistama. Enne seda Gunnar palus, et kui meil oleks jagada mingeid tunnistusi või midagi, mingeid mõtteid, mis Jumal südamele paneb, siis mul oli küll üks
üks tunnistus, mis on seotud ühe lauluga, mida me teile kohe ka esitame. Ja ma ei tea, kuidas teiega on, kas teie olete ka, mina olen isiklikult olnud seesama laps, kes siin ringi jookseb ja siis pühapäeva kooli läheb ja kui sa oled täpselt nii, nagu sa oled, sa tead, et kõik vastused on Jeesus ja sa tead, et ta tõuseb surnuist üles ja kõiki vastuseid sa tead, siis mingil hetkel ma arvan, et nii siis, kui sa kuuled seda esimest korda täiskasvanud peast või siis, kui sa oled seda lapsest peale nii palju kordi juba kuulnud, meil on vaja nagu uuesti aru saada, et oota, mida see siis tegelikult tähendab. Ja ma ei tea, kuidas teil on, aga minul on niimoodi, et mul on selline tunne, et see ilmutus sellest, mida Jeesuse surm, tema hauas olek ja üles tõusmine, mida see tähendab, et see on nagu nii suur, et see pakib ennast lahti iga aasta natukene järjest rohkem. Ja minu jaoks see laul, mis me hakkame teile kohe laulma, see sündis, see muuseas on esmaettekanne, seda pole veel esitatud, nii et see on täiesti värske, täpselt nagu ülestõusmise hommikul, kõik maailm oli uus, pääste oli uus ja see sündis sellisest hetkest, kus eelmisel suvel ma olin juba, ütleme, see oli suve lõpupoole, ma olin saanud puhata ja minu sees oli niisugune närimine, et miks ma ei saa lõpuni ennast välja puhata, miks ma ei saa rahusse, kui ma isegi korraks võib-olla teenistusel või ülistuses ma kogen Jumala rahu, miks see ei jää minu sisse. Ja mul oli selline näriv tunne, et miks ma ei saa päriselt puhata. Ja siis ma arvan, et oligi võib-olla, ongi suvel on aega, on natuke rohkem ja Jumal nagu keris lahti seda sõlme minu sees. Ja see on nii naljakas, sest et see, kuidas ta seda mulle seletas, see on seotud munadega. Siis ma mõtlesin, et täna on täiuslik teenistus, kus seda tunnistust rääkida. Ja siis ta näitaski mulle ühte sellist pilti, et ma nägin, et ma seisin kuskil lava peal ja seal lava ümber olid kõik mu vanemad, kõik mu õpetajad koolist, kõik inimesed, keda ma oma elus olin kohanud ja mul oli käes toores muna. Ja mis siis muidugi varem või hiljem peab juhtuma, on see, et see kukkus maha ja siis see läks katki. Ja see hirm ja see häbi ja see õudne tunne, et kõikide nende inimeste ees, et mina lasin sellel munal maha kukkuda ja katki minna. Ja teate, kui huvitav, et Jumal, ma ei tea, minuga ta vahel räägib niimoodi, et ta nagu näitab mingit pilti või asja ja siis ma sain aru, et ma olin mitte nüüd ainult nagu nende inimeste jaoks, aga ka Jumala jaoks. Ma olin oma elus kogu aeg hoidnud sellist nagu, et jah, et mulle on antud annid, neid peab hoidma, mulle on antud, ma pean oma haridus on nagu üks muna ja kuidas ma sooritan seda ja teist ja kolmandat asja, et ma pean kõiki neid mune nagu hoidma niimoodi, et maha ei kukuks, sest et muidu mis siis saab, kui keegi näeb, et mina lasin oma munal maha kukkuda. Ja see tegelikult, mis selle all oli see, et see sooritus pidi olema nii täiuslik kogu aeg. Ja ma ei tea, võib-olla teie ei ole sellised sooritajad, aga minul on ka elukutse selline, et ma pean lava peal olema ja lapsest peale sul on öeldud, et tubli, kui sa õigesti mängid hästi, siis sa oled hästi teinud. Ja teate, ma olen seda küll nii mitmeid kordi oma elus kuulnud, et Jumal ei oota meilt sooritust, aga ikkagi mul oli, kui ma päris aus olen, mul oli see tunne, et ükskõik kui palju ma palvetan, ükskõik kui palju ma kirikus käin, ülistan, teenin, ikka ei ole piisavalt palju Jumala jaoks tehtud. Ja see ei olnud isegi mingi niisugune sund, aga see oli see hirm häbi ees, et mis siis, kui see muna, et ma lasen sellel maha kukkuda ja siis vot kõik näevad. Nii et see oli see, mis nagu hoidis mind selles lõksus. Ja teate, Jumal paljastas selle ja ma sain aru, et ma olin lausa, see oli nagu ebajumalaks saanud, selline täiuslik sooritus. Ja ma ei taha midagi öelda selle vastu, me alati teeme oma parima, aga kui see saab meie jumalaks, kui see, et kunagi ei ole piisavalt hästi, kui see saab lausa siukseks ebajumalaks, siis et sinu väärtus tuleb sellest, et kui hästi sa oled sooritanud, et sa kunagi seda muna ei lase maha kukkuda, siis ühesõnaga see oli see põhjus, miks mina ei saanud tegelikult rahus ja hingamises olla. Ja siis Jumala vastus sellele pildile oli see, et see pilt nagu läks edasi ja siis ma nägin, et ta võttis selle toore muna mu käest ära ja ma küsisin, et Jumal, aga kuidas ma siis, mis ma nüüd teistmoodi peaks tegema, ja siis ma nägin, et ta andis mulle ühe teise muna, aga see oli puidust.
nii et see oli nii selge pilt, et isegi kui see maha kukub, see ei lähe katki ja ma usun, et Jumal täpselt samamoodi meile igale ühele, ta annab neid asju, võib-olla sinu kutsumine, võib-olla su elukutse, võib-olla su pere, kõik, mis sa siin elus tahad saavutada, sa ei pea seda kandma selles hirmus, et mis siis, kui ma läbi kukun, vaid Jumal on andnud sulle selle kindluse, et tema on selle nii-öelda tugevus ja tema kannab, et me ei pea elama ja sooritama ja olema selles vangis. Ja teate, minu jaoks oli tõeliselt nagu uus elu, ongi nagu ülestõusmine ja uus elu, et see hingamine sellest, et tema on kõik lõpetanud ja meie saame lihtsalt sellest tema osaduses olemisest ja rahust alati toimida. Nii et me ei tule kirikusse pingutama, me ei tule kirikusse sooritama ja kellel kõige püham nägu on ja kellel kõige kõvem halleluuja on, vaid et see, ma tõesti tunnen, et seda võiks lausa nii öelda, et see soorituse kultus on surnud. See on täiesti surnud, sest et see suri koos Jeesusega ja nüüd me elame tema väes, tema vabaduses ja täielikus rahus. Nii et see lugu on küll inglise keeles, aga ma loodan, et see mõte siit kandub teieni edasi. Sitting here in your presence, Lord, I will exalt your love song. Face to face, here we stay. Of sacrifice, I lift my voice high, God. You're my creator, God, the glorious
freedom when you go through me. When you go through my heart, it's overwhelming when you touch my soul. It's everlasting when you take my mind. It is a freedom when you go through me. I'm alive. My Creator God. Everlasting You are my Creator God. Amen. Nii, ja nüüd selle juubeldamise peale me võime tõusta ja kõik üheskoos ülistada. Ja võib-olla need laulud on, mõned on tuttavamad, võib-olla ei ole, ma lihtsalt usun, et kõige olulisem on see, mis meie südamest tuleb. Kes tahab ülistada, tõstes käsi, kes tahab tantsida, kõik on lubatud ja nii, et tunneme ennast hästi, tõstes Jumalat kõrgeks. Püha vaim lange, ava mu silmad taas. Püha vaim lange, ava mu süda taas. Püha vaim lange, ava mu silmad taas. Püha vaim lange, ava mu süda taas, sest ja soovin sind näha sinu hiilgust. Soovin sind näha, Jeesus. Soovin sind näha sinu hiilgust. Soovin sind näha, Jeesus. Püha vaim lange, ava mu silmad taas. Püha vaim lange, ava me süda taas. Püha vaim lange, ava mu silmad taas. Püha vaim lange, ava mu süda taas, sest soovin sind näha, soovin sind näha sinu hiilgust. Soovin sind näha, soovin sind näha sinu hiilgust. Ma tean, et su silmis lõõmavad leegid, ma tean, su juuksed on valged kui vill, ma tean, et su hääl on kui vette koohin. Jeesus, nii kaunis sa, ja ma tean, et su silmis lõõmavad leegid, ma tean, et su juuksed on valged kui vill, ma tean, et su hääl on kui vette koohin.
siin maa peal ega ka taevastes. Pooleteist, kui sa siin maa peal ega ka taevastes. Pooleteist, kui sa siin maa peal ega ka taevastes. Ei ole teist, kui sa siin maa peal ega ka taevastes. Pooleteist, kui sa siin maa peal ega ka teist. Ei ole pooleteist, kui sa siin maa peal ega ka taevastes. Pooleteist, kui sa siin maa peal ega taevastes. Pooleteist, kui sa siin maa peal soovin sind näha, sest pooleteist, kui sa, Jeesus, nii kaunis sa ei ole. Teist, kui sa, Jeesus, nii kaunis sa, Jeesus, nii kaunis, Jeesus, nii kaunis, Jeesus, nii kaunis, pole teist kui sa. Me vaatame sulle, Jeesus, nii kaunis, ole Jeesus, pole teist kui sa. Pooleteist, kui sa siin maa peal ega ka taevastes. Pooleteist, kui sa siin maa peal ega ka taevastes. Pooleteist, kui sa siin maa peal ega ka taevastes. Pooleteist, kui sa siin maa peal ei ole kedagi. Pooleteist, kui sa siin maa peal ega ka taevastes. Pooleteist, kui sa siin maa peal ega ka taevastes. Sest pooleteist ei ole teist, mitte kedagi teist ei ole teist, vaid sa oled väärt, vaid sina oled väärt. Sest pooleteist, kui sa, Jeesus, nii kaunis sa ei ole. Teist, kui sa, Jeesus, nii kaunis sa, Jeesus, nii kaunis, Jeesus, nii kaunis, Jeesus, nii kaunis sa. Jeesus, nii kaunis, Jeesus, nii kaunis, Jeesus, nii kaunis sa. Jeesus, nii kaunis, Jeesus, nii kaunis, Jeesus, nii kaunis sa. Oleme Jeesus nii väärt, Jeesus nii väärt oled, Jeesus nii väärt oled, Jeesus nii väärt oled sa. Jeesus nii väärt oled, Jeesus nii väärt oled, Jeesus nii väärt oled sa. Tänu, Jeesus, ainult sina oled väärt, isa. Ainult sina oled väärt, Jeesus. Ainult sina oled väärt meie ülistust, Jeesus. Halleluuja. Tänu, Jeesus. Ainult sina oled väärt meie ülistust. Sina tegid seda, mida mitte keegi ei suutnud, isa, meie iialgi ei oleks suutnud. Ja me paneme maha kõik selle, mida me oleme ise üritanud võib-olla heade kavatsustega, võib-olla
puhtast südamest. Aga Jeesus, me ei saa mitte midagi lisada sellele, mida sina oled teinud. Isa, me palume, et sooritus ja asjade ärateenimine, armule lisamine võiks olla surnud koos sinuga seal hauas, et see jääks sinna. Ja et siit edasi me läheksime ainult sinu väes, sinu armus. Sest ainult sina oled väärt, Jeesus. Ma tunnen oma luudes liigud sa. Su püha vaimu tuul tõusmas siin paigas. Sa oma vaimu välja valasid. Meid oma lasteks nõnda nimetasid. Ma tunnen oma luudes liigud sa liigud siin. Su püha vaimu tuul tõusmas siin paigas. Kallis püha vaim, sa oma vaimu välja valasid meie jaoks. Meid oma lasteks nõnda nimetasid. Las su armastus puhastab meid. Sinu pühadus vallustab kõik. Las su armastus puhastab meid. Sinu pühadus vallustab kõik. Vaid sinu peale vaatame. Su au ja headust näha saame. Su muutust endas vajame, et tunda sind ja sinu ilu. Me vajame sind, me vajame sind. Su kuningriiki näen ma tulemas, on tulnud siia. Taeva laulu kuulen laulvat. Sa lubasid, et annad mõõduta. Jeesus, su vaimu küllus siia palume me. Las su armastus puhastab meid. Sinus pühadus vallutab kõik. Las su armastus puhastab meid. Sinu pühadus vallutab kõik. Vaid sinu peale vaatame. Su au ja headust näha saame. Su muutust endas vajame, et tunda sind ja sinu ilu. Vaid sinu peale vaatame. Su au ja headust näha saame. Su muutust endas vajame. Su au ja headust näha saame. Püha vaim, kütkes ta meid. Liigu siin
me valmis su jaoks, püha vaim, liigume sees, tule tee kõik, mis vajame sees, püha vaim, liikvesta meid, liigu siin, me valmis su jaoks, püha vaim, liigume sees, tule tee kõik, mis vajame sees, kõik, mis vajame sees, tule tee kõik, mis vajame sees, vaid sinu peale vaatame, su au ja headust näha saame, su muutust endas vajame, et tunda sind ja sinu ilu, sinu ilu, Jeesus, vajame sind, me vajame sind, tunda sind, vajame sind. Vaid sinu peale vaatame, su au ja headust näha saame, su muutust endas vajame nii väga, et tunda sind ja sinu ilu. Mul oli üks asi oli veel südames, kui me ülistasime ja palvetasime selle teenistuse eest, siis me kuulsime sellist lauset, me Kairiga palvetasime ja siis järsku oli palves just teie koguduse eest. Ma usun, et see on sõna teie kogudusele. Inimeste kartuse vaim on surnud. Ma tean, et teie kogudus on julge, aga teate, igasugune hirm inimeste arvamuse, inimeste peale vaatamise ees, mis hoiaks tagasi, ma usun, et see on Jumala sõna, et see on surnud. See on surnud koos Jeesusega. Ja mulle tuli meelde see täpselt nagu kuulus lugu kuningas Saulist, kes vaatas inimeste peale ja tegi selle järgi, mida ta arvas, et nemad heaks kiidaksid ja prohvet ütles, et ei, sa oled Jumalast mööda pannud. Ja siis seal kõrval oli Taavet, kellel oli süda Jumala järgi, nagu Piibel ütleb, ja tema ülistas, ta tantsis, ta kiitis Jumalat nii kogu oma olemusega, et teda ei huvitanud, et ta oli naeruväärne. Ta oli naeruväärne, ta tantsis niimoodi, et ta enda õukond, ta enda naine vaatas, et mis sul viga on, aga see oli see, mida ta väljendas, et mind ei huvita, mind lihtsalt ei huvita ja ma usun, et see on võti teie jaoks, et minna läbi sellest uuest, mida Jumal teie koguduses on tegemas, et inimeste kartuse hirm, see on surnud ja ma kuulutan seda ülestõusmise pühal, et te saate olla täiesti vabad ja selle lause, selle mõttega me võime minna siia järgmisesse ülistusloo juurde ja lihtsalt selle sama austusega tuua selle ülistuse ja nõustuda sellega, et kõik hirm, kõik inimeste peale vaatamine, kõik kütked on murtud tänu Jeesuse ohvrile, see ei ole kellestki endast, vaid kui meie tõstame oma silmad tema peale, siis tema au on see, mis sooritab kõik, mis on vaja. Tõstame oma hääled ja laulame Jeesus. Austus kuningale, ausu nimele, austus kuningale, üle kõige kuulub sulle
valitsus, üle kõige kirgab su auhiilgus, me laulame austus kuningale, ausu nimele, võta kõik Jeesus, kogu au, austus kuningale, üle kõige kuulub sulle valitsus meie elus, üle kõige kirgab su auhiilgus, üle kõige kuulub sulle valitsus siin koguduses, üle kõige kirgab su auhiilgus, üle iga inimese on austus kuningale, au Jeesus, austus. Üks ainus on me elu põhjus, vaid sinu auks on kõik, mis loodud. Kõik kõrged mõtted oma soovi, kord alistatud saab sul, kord alistatud saab sul, nagu lapsed laulavad, sind hoida kalliks üle kõige, armastada kõigist rohkem soovime, nii su au ja suurus ilmsiks saavad kõigile ja kogu maailm näeb siis, ja kogu maailm näeb siis, et ainult sulle kuulub kiituslaul me südames, nähtavaks kõik varjud teeb su tõde meie sees, kogu loodu austust andma peab su nime ees, kui kuningana ilmudes sind kõrgeks kiidame. Tõesti julgustan teid, kes tahab plaksutada, võib liigutada, näidata Jumalale, et see on kõik on talle. Üks ainus on see elu põhjus, vaid sinu auks on kõik, mis loodud, kõik on sulle, kõik kõrged mõtted oma soovid, kord alistatud saab sul, kord alistatud saab sul, sind hoida kalliks üle kõige soovin Jeesus, armastada kõigist rohkem, nii su au ja suurus ilmsiks saavad
ja kogu maailm näeb siis, ja kogu maailm näeb siis, et ainult sulle kuulub kiituslaul me südames. Nähtavaks kõik varjud teeb su tõde meie sees, kogu loodu austust andma peab su nimes. Kui kuningana ilmudes sind kõrgeks kiidame. Austus kuningale, au su nimele. Austus kuningale, üle kõige kuulub sulle valitsus, üle kõige kiirgab su auhiilgus. Austus kuningale, au su nimele. Austus kuningale, üle kõige kuulub sulle valitsus, üle kõige kiirgab su auhiilgus. Üle kõige oled sina kuningas, üle kõige oled issand, oled valitseja, looja ja imede Jumal. Sina oled see, kes sa oled kättesaamatus kõrguses, kuhu ükski inimene lihtsalt omast jõust ei saa tulla. Ükski meist ei tunne sinna rada. Ja samas sa oled see Jumal, kes sa tuled sealt kõrgusest just sinna, kus meie oleme. Sellesse hetke, sellesse põgenemisse, sellesse otsimisse, sellesse keerkäikude puntrasse, kus meie täna oleme. Me täname, et sa oled selline Jumal ja selline issand ja selline kuningas. Ja sa oled sellisena siin meie keskel ka. Et isa, me täname, et me võime jätkuvalt ja jätkuvalt sind kõrgeks tõstes mõista, kui haprad me oleme ja usaldada ennast sinu kätte. Kõige sellega ka, mida me oleme täna keegi siia kaasa toonud. Oma õnnestumiste, oma nende tunnetega, kus me tegime ära, me olime ägedamad ja paremad, kui me iganes arvasime. Aga kui keegi on tulnud täna siia oma läbikukkumise ja ka sellise valuga, millest ei olegi täna enam välja pääsu, tundub nii. Isa, siis sina leiad tee sinna ka. Me täname nende imede eest, mida me oleme näinud möödunud päevadel ja möödunud kuudel. Aga Jumal, täna me oleme siin ka nende sündmustega, mis vajavad imesid. Isa, me palume nende eest täna, kes on haiged ja kes on murtud ja kes on depressioonis. Isa, need, kes on löönud käega ja kes ei näe välja pääsu. Isa, me täname, et me kõik sellistena, nagu me oleme, asetume sellesse ülestõusmispühade sündmusesse. Ja anna andeks, et nii tihti meie muretseme selle pärast, kas meie oleme selles välja näha ja paista. Aga täna me näeme, et kogu see maailm, aga minu enda maailm ka vajab seda, et meie kuningas ja meie issand oleks välja paistav seal, kus on meie elu, kus on meie lootus, kus on meie lootusetus. Halleluuja. Aitäh sulle, isa, me palume ka, et su sõna, mida me vaatame, võiks saada elavaks meie maailma ja rahva jaoks, aga võiks saada elavaks meie enda jaoks. Amen. Oi, aitäh, kallis Aurum, aitäh, sõbrad. Võtame mõneks hetkeks istet ja see ei ole pikka aeg, sest varsti me tõuseme veel ja ülistame, sest see ongi tegelikult ülestõusmispühade kese. On see, et kogedes teda ja õppides midagi temast tundma, ei saa me käituda teistmoodi, nii nagu naised, kes tulid haualt. Ja kui siis Jeesus kohtas neid, siis Matteus kirjeldab seda naiste kommentaaride järgi ja ütleb vaid selliselt, nad haarasid ta jalgade ümber kinni ja kummardasid teda. Ja tegelikult see on see ülistus. Ülistus ei ole eelkõige laulmine, see ei ole eelkõige enda ekspressiivne väljanäitamine, vaid sellest sündmusest kasvas välja algkoguduse usutunnistus. Me tähistame sellel aastal 1700 aasta möödumist Nikaia usutunnistusest, aga see algkristlaste usutunnistus oli see, et sa oled minu issand, sa oled minu omanik,
sa oled minu Küürios ja seda ma ei väsi kordamast. Ja see on tegelikult see, mis annab talle kõige rohkem austust ja kiitust. Ma ei tea, kas sul on olnud reiside ajal seda hetke, et sinu kõige suurem kohver tõmmatakse lennujaamas kõrvale ja oodatakse, kuni sa jõuad ja siis öeldakse, et kas ma tohin lahti teha ja siis hakatakse kõike seda ükshaaval sealt välja tõstma, sest see pilt näitas, et seal kusagil keskel on midagi, no, mis tekitas lihtsalt huvi. Kas kellelgi on olnud seda lugu umbes? Siin ikka mõned on. Siis minul tavaliselt ei ole kunagi nagu mured sellega, sest et ma ju tean, mida ma sinna panin. Omast arust ei võtnud pomme, mürske ega midagi kaasa, aga see põhimure on selles, kuidas kõik see asi sinna tagasi saada, sellepärast et mu järgmine lend läheb nii ruttu. Ja ülestõusmispühadega aeg-ajalt mulle tundub, on see sama väljakutse meil inimeste eludes. Võttes juba tegelikult mitte suurest neljapäevast, vaid enne seda, kõik need lood, mis hakkasid Jeesusega koos käies lahti rulluma, need on nii palju ja nendel igal ühel on oma roll ja oma väärtus ja tähendus. Ja kuidas ma saaksin need sellised kokku pakkida, et kui ma lähen oma ellu, oma homsesse, oma ülehomsesse, et siis kõik need asjad oleksid ikka kaasas. Ja mulle tundub, et aeg-ajalt just selles nagu surves me läheme selle kitsikuse ja kiusatuse õnge, et me tahame kuidagi ära lihtsustada selle Jumala loo. Teate, see ülestõusmispühade lugu, see on ju tegelikult nii lihtne. Näiteks nii nagu esimesel pildil, mida Tuuli sealt toredasti paneb, on ju nii. Kõik mahuvad ühele pildile. Või vähemalt eile AI joonistas just sellise pildi minu palvel. Et ma palusin, et ta joonistaks ülestõusmispühadest nii-öelda tõese sündmuse. Ta küsis mu käest kõigepealt, et millised tegelased peaksid olema seal ära markeeritud. Ma panin loomulikult Jeesus, tühi haud, pettunud variseerid, segaduses Pilatus, rõõmsad jüngrid, õnnelik Maaria, 3 risti. Siis ta küsis, kas sa tahad realistlikku pilti või futuristlikku. Ma panin realistlikku, nii et see on realistlik vaade ülestõusmispühade sündmustest. Ja et ega selles ei ole tegelikult midagi valet. Aga me teame, et see ei ole päris. Kõik need asjad ei saanud mahtuda ühele pildile. Ja see midagi, mida ma olen jõuluevangeeliumist alates ka siit lavalt nagu meile meele tuletanud, et kuna päris Jumal saab aidata ainult päris mind, siis me peame sellele kiusatusele, et me tahame kõik ära lihtsustada, sellest võitu saama, selle kõrvale panema ja võib-olla võtma hoopis teise pildi, mis on seal nagu teine vaade ülestõusmispühades kogu suurest nädalast ja võib-olla see on midagi, kui mina mõtlen täna sellele Jumala loole, selle tema lunastuse loole. Jah, õnneks mul tütar õpib kunsti ja siis ma pärast küsin ta käest, et kirjelda mulle täpselt, et mis seal ikkagi nähtud ja tehtud oli. Aga ma arvan, et ühest tegelasest me saame ju enam-vähem aru, eks ju. On nagu enam-vähem. Et see on vähemalt nagu selline moodne kunst, et sealt tuleb nagu Jeesus üle ja esile, aga kõik muu. Ja teate, siis on see sama lugu, et Jumal, ma pigem sinu evangeeliumi järgi käies võtaks ikkagi selle esimese pildi, sest see on mulle arusaadav, mis sest, et see ei ole tegelik ja päris ja jätaksin kõrvale selle. Aga teate, see 3. pilt, ma ei tea, võib-olla mõned on seda ammu näinud, aga mina nägin seda eelmine nädal esimest korda Facebookis. Olete näinud, et kes siis inglise keelt ei saa aru, et see on hetk, kui sa esimest korda oled sattunud kunstimuuseumisse ja lõpuks sa seisad ikka nagu vale asja ees ja mõtled ja mõtiskled, et kuidas see tuletõrjevoolik siin nagu nii suur kunst ja nii suurt imet esitleb, eks ju. Moel või teisel, ma arvan, meie inimestena tegelikult vaatame kogu seda ülestõusmispühade sündmust selliselt ja lihtsalt proovime teha nagu halleluuja, ma saan kõigest aru. Paneme selle teise pildi mõneks ajaks ja tausta tagasi. Ma ei tea, kui evangeelium oleks jäädvustanud sinu ülestõusmispühade nädala lause, mis oleks olnud? Me loeme, siis me näeme, et Maaria lause oli see, et kes veeretab ära kivi haua eest. Pilatuse lause oli see, et kas sa oled juutide kuningas. Või Emmause teel olnud jüngrite lause oli see, et kas sina üksi oled võõras Jeruusalemmas ja veel ei tea, mis neil päevil sündis. Või ülempereestri sarkastiline küsimus, et kas sa oled Jumala poeg. Ma ei tea, kui Jeesus oleks kõiki neid sündmusi Eestis üle elanud, siis ilmselt kuskile kindlasti oleks tulnud see lause ka, et jube nõme ilm oli. Et see tundub olevat selline ülestõusmispüha hommikul ärkad üles vaatad välja, mõtled, no mida? Suur reede ja vaikne laupäev oli normaalne, mis siis nüüd on, eks ju? Aga jälle ma tulen sinna tagasi. Lõppkokkuvõttes ei ole nii määrav, milline mina nendes lugudes välja paistan, vaid see, kas Jeesus minu elu kaudu tegelikult tuleb esile ja saab nähtavaks ja tõeseks. Ma ei taha täna kuidagi moodi seda mõnda minutit kulutada sellele, et proovida veel kord tõestada, et Jeesus on Jumala poeg, ta tõesti suri, ta tõesti oli hauas ja ta sündis üles. Sest vaadates tagasi,
on võimatu öelda, et see ei ole fakt. Ei ole ühtegi teist antiikset sündmust, mida on nii palju ja nii selgelt dokumenteeritud. Ei ole ühtegi tolleaegset nagu lugu, mida oleksid nii erinevad sotsiaalsed klassid jutustanud, mis oleks esile tulnud nii omade, nii vihkajate, nii poliitiliste pooldajate kui poliitiliste vastaste kaudu. See on selles mõttes täiesti ainulaadne lugu. Ja sellest lähtunud, ma arvan, me ei ole täna selle koha peal, kus me peaksime seda tõestama. Sest vaadake, kui huvitav. Mulle tundub, et ka nende ülestõusmissündmuste esimestesse epitsentri keskmetesse ei jõudnud mitte need, kes olid asjas kindlad. Ei jõudnud isegi mitte need, kes absoluutselt kindlalt uskusid, sest need kumbagi klassi siis ei olnud. Vaid olid need mõned, need, kes armastasid. Need olid need kõige lähedasemad. Ja ma arvan, et ülestõusmispühade üks kõige olulisem nagu sündmuse kese ei ole mitte selles, et me saaksime veel targemaks. Ei ole isegi mitte selles, et me saaksime nagu veel kindlamaks. Vaid me võiksime läbi kõige muude detailide, millest ma aru ei saa, näha, seal on keegi, kes armastab mind nii palju, et ma ei saa käituda teisiti, kui anda oma parim talle. Ja tegelikult ongi ülestõusmispühade loos ainult 2 nime, mida ma tahan täna esile tuua. Esimene nimi on siin juba kõlanud ja selleks ei pea olema prohvet, seda te teate. Ja see nimi on Jeesus. Ja see on huvitav vaadata, ma ei tea, kus teie sõitsite oma nende kohvritega ja nende hetkedega, kui siis pakiti lahti see kohver ja küsiti, mis seal sees on. Ma olen mitmel korral sõitnud Ameerikasse ja esimesel korral mul tekkis natukese nagu selline tunne, ülbe eurooplase tunne, et kuidas te olete ikka rumalad. Te peate hakkama juba 2,5 miili ennem näitama. Varsti keerab tee paremale, seal on mingi exit 18A või exit 18B või mingi muu asi. See on nagu uskumatu, kui varakult nad hakkavad seda näitama. Aga ma sain väga kiiresti aru, et eelkõige need sildid olid pandudki nendele uhketele eurooplastele, sest muidu mina ei oleks õigel hetkel nii-öelda maha keeranud. Ja see on nagu huvitav vaadata kogu piibli lugu juba algusest saadik. See on ainus sündmus, mis läbi Vana Testamendi loo kopeerimise järgselt näitab, varsti tuleb keegi, kes on suurem, varsti tuleb keegi, kes on võimsam, varsti tuleb see, kes kannab ära kogu maailma pattu, tema. Juba päris esimese Moosese raamatu 3. peatüki 15. salmist. Mõned te teate seda kohta, mõned mitte, on see esimene prohvetlik kõnetus, kus öeldakse, et ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Ja ma tean, et seda välja öeldes on kuidagi endal ka seda imelik kuulata, aga me elame täna sellisel ajastul, et meil on keeruline uskuda, et midagi või keegi on tähtsam kui mina. Meil on nagu, me kusagil nagu intellektuaalsel tasemel ütleme, et loomulikult, eks ju, emad ütlevad, et mu lapsed on tähtsamad, mehed vahest ütlevad, et mu naine on tähtsam, aga siis tuleb välja ikkagi, et mootorratas on tähtsam või mu karjäär on tähtsam või mis iganes. Aga see, mida Jumal nagu loomise algusest on esile toonud ja öelnud, ei ole võimalik tegelikult minu armastust kogeda ja tunda, kui sa ei ole valmis tulema selle loo sisse, kus keegi on tähtsam kui sina. Ja miks on nii? Seal on palju põhjused, aga üks ilmselge põhjus on see, et iga kord, kui me defineerime Jumala poega endast lähtuvalt, see tähendab, me defineerime oma vajadusest teda lähtuvalt. Kui me vaatame neid lugusid, neid inimesi, kes Jeesuse ajal käisid, siis miks nad ka seal ülestõusmisloos ei kogenud nii võimsat kogemust kui mõned üksikud? Oli ju see, et tavarahvas, nad defineerisid Jeesust oma vajadusest lähtuvalt, mida me täna juba kuulsime. Tule, anna mu kanadele elu või süüa, eks ju. Mul on kõht täis, mul on mingi. Kui me vaatame rahvuslasi, nende vajadus oli vabastatud rahvusriik. Kui me vaatame Herodest, tema isiklik vajadus oli lihtsalt see, et keegi teeks imet. Ta oli selline mees, kes oli kõike näinud. Ta oli kõike kogenud ja teate, nendes hetkedes on vaja ju veel midagi, mis adrenaliini tõstab. Kui me vaatasime roomlasi, siis mis nende vajadus oli? Nende vajadus oli leida keegi, keda nagu lihtsalt süüdi mõista, sest et muidu igasugust mäsu ja jama siin juutidega ei lõpeta. Kui me vaatame jüngreid, siis nende vajadus oli see, et keegi lihtsalt oleks nende kokku pandud usuliste arusaamade garantii. Sest see, kuidas nemad asja nägid ja selgitasid ja mõistsid, oli loogiline nii hea. Aga teate, iga kord, kui me vaatame Jumala poega Kristust oma vajadustest lähtuvalt, siis me saame teda oma piirangutest lähtuvalt. Iga kord, kui me vaatame teda ainult oma vajadustest lähtuvalt, siis me saame Jeesuse, kes on meie piirangutest lähtuv.
me limiteerime ta ära sellega, kes meie oleme või kes on meie parimad sõbrad või meie parimad uskumused. Ja sellepärast ülestõusmispühade sündmus kutsub meid tegelikult kaasa. Ikka ja jälle tunnistama endale seda, mida tunnistas lõpuks Toomas, kes ütles, et sina oled minu issand, sina oled minu Küürios. Mul on omad vajadused, mul on omad nõrkused, mul on omad keerukused, aga ma tulen sinna ja ütlen, et tegelikult ei ole täna mitte kedagi ega mitte midagi tähtsamat kui sina. Ja ma väidan, et seda kogemust ei ole tegelikult Jumal plaaninud inimkonnale läbi õpetamise, läbi selgitamise, läbi faktide jada, vaid kui me vaatame piibliloo algusest saadik, siis me näeme, et see tõde saab tulla esile ainult läbi ilmutuse. Mulle meeldib ja ma arvan, teile paljudele meeldib see legendaarne kirjakoht Matteuse evangeeliumi 11. peatüki 28. salmis. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. No, ma arvan, see kirjakoht pandi eriti eestlastele mõeldes. Ja mina annan teile hingamise, sest meie tihti defineerime ennast läbi 700 aastat orjaiket ja kõik see on nagu see, kuidas me mõtestame. Aga teate, väga vähesed inimesed loevad salmi enne. Sest see on see võti, miks inimesed ei koge seda vabanemist ja hingamist, sest salm enne Mattuse evangeelium 11.27 ütleb nii. Kõik on mu isa mulle andnud ja keegi muu ei tunne poega kui vaid isa, ega ükski ei tunne isa kui vaid poeg. Ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Ja siis ta ütleb, ja siis tulge minu juurde kõik. Ja see on, sõbrad, mida ma tahan teile täna kaasa anda ja endal kaasa võtta, et meil oleks ootus ja igatsus, et Jumala poeg võiks ennast meile ilmutada. Ta teeb seda väga erineval moel. See on tema ainulaadne, unikaalne viis, sest tema tunneb sind. Aga teate, see on ainus viis, kuidas eesti keeles on see nii lahe sõna, mida me peaaegu ei kasuta enam. Aga see on ainus viis, kuidas me saame õndsaks. Sest see on see, kuidas Jeesus ütleb Peetrusele, Mattuse evangeeliumi 16. peatüki 18. salmis ja 17. salm on selle ees, ta ütleb, et Jeesus vastas Peetrusele, sina oled õnnis, Siimon Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja siin on midagi, mida Jumal on pannud alandliku südame passwordi taha lukudki. Eriti ma arvan meile, valgustusaja järgsetele põlvkondadele, kus meil on ikka kuskil sees see tunne, et lõpuks, kui ma piisavalt õpin, kui ma piisavalt pingutan, siis ma saan aru. Ja teate, õppida tuleb, pingutada tuleb. Sellepärast, et ka seda ütlevad õpetussõnad, et kui me ei otsi teda nagu peidetud varandus, siis me ei ole võimelised teda leidma. Ka seesama Maarja Magdalena ei oleks Jeesusega tee peal kohtunud, kui ei oleks olnud seda Mattuse evangeeliumi 28. peatüki 5.–7. salmi, kus nad olid läinud teda kõigepealt hauale otsima. Ja siis see lause, mis on ühest küljest nii traagiline ja teisest küljest nii rõõmu toob, teda ei ole siin. See, kus teie olete tulnud teda otsima, see, kuidas teie olete mõelnud, et teda on võimalik leida, see, kuhu ta teile jätsite, see, kuhu teie vanaema ta jättis või vanaisa või äge jutlustaja, kes rääkis kõige kihvtima inspireeriva loo, sinna, kuhu tema Jeesus jättis, teda ei ole siin. Sest on siit ära läinud. Ja ta on ilmutuse kaugusel. Ja hea sõber, kes sa oled juba vanausklik, nagu mina, siis ma loodan, et sul on neid lugusid. Aga teate, need lood on head meenutused eilsest, kuid need lood ei ole vägi, mis kannab meid edasi homsesse. Me näeme seda läbi jüngrite. See on olnud üks asi, mis kuidagi nende ülestõusmispühade aeg on nagu mind puudutanud ja mind kõnetanud ja küsinud, kas kogu selle mäsu sees, mis mu ümber on ja mis täna toimub, kas ma olen võimeline taas Jeesust ära identifitseerima. Me näeme isegi kõige lähedasemad inimesed, kes Jeesusel olid. Peetrus seal oleks võinud jääda absoluutselt rahule. Ma sain ilmutuse. Seal olid kõik teised jüngrid ka. Johannes oli seal kõrval. Tema oli nendega, kes said ilmutuse Jeesusest. Ja ometigi me näeme, et ta vajas ikka jälle. Peetrus vajas uuesti paadiga aerutades seda, et keegi teine ütles ta kõrvalt, kuule, aga see on Kristus. Ta võttis oma riided seljast, hüppas vette ja ujus kaldale, kuigi nad olid väga lähedal maale. Aeg-ajalt see ilmutus võib tulla ka kellegi teise kaudu, aga ma tahan sind julgustada, et sa võiksid panna oma südame alandliku kohta ja öelda, ma vajan seda, Kristus, et sa ilmuksid mulle ja näitaksid ennast. Sest kui ma seda ei ole näinud ega kogenud, mõtestan ma sind ainult läbi oma vajaduste ja kehtestan sind ainult läbi oma piirangute. Teine nimi ja selle nimega ma tõmban selle osa kokku ja me võtame veel ühe aja, et me ülistame koos ja lubame Jumal läbi muusika oma elu kõnetada. Kui sa oled täna siin ja sa koged ja tunned, et ilmutust ei ole minu elus olnud.
ma olen kuulnud lugusid Jeesusest, aga ma ei ole kuulnud Jeesust. Või täna see segadus ja koorem on sinu peal vähemalt sama suur nagu jüngritel, siis nii nagu Madis juba ütles, pärast kui teenistus lõpeb, läheme sinna kohvile ja jäätisele ja osadusele, me tõmbame musta kardina ette ja sealt taga on meie palveruum. Hoiame seal seda ruumi, kus sinu eest palvetatakse, et esiteks, sa võiksid kogeda ilmutust Jeesusest. Ja teiseks, kui me vaatame ülestõusmispühade sündmusi ja neid inimesi, kes vaatamata sellele, mis nad ennem ütlesid, jõudsid selleni välja, et minu issand ja minu Jumal olid need, kes kuulsid uuesti ühte nime. Ja tuli välja, et see ei olnudki Jeesus, see ei olnudki Mooses, see ei olnudki Eelia või kusagilt sealt ümber nad leidsid iseenda. Maarjal oli oma plaan ja kui me loeme seda sama teksti, mida juba Madis meile nii hästi siin ette tõi, siis tema oli tulnud otsima Jeesust. Temal oli arusaam, et keegi on ta ära varastanud, keegi on ta sisse vehkinud, kuni ühe hetkeni ta kuulis ühe sõna. Mis see sõna oli? Täpselt nii. Ta kuulis selle ühe sõna Maarja. Ja see on teine asi, mis on ülestõusmispühadel. Kui kõik muud ka sealt tolliametnikude juures kaasa ei saa, kui kõik muu su kohvris jääb kuidagi sinna, sest sul on vaja järgmisele lennule üle minna, siis võta kaasa see, et ma vajan ilmutus Jeesusest ja ma vajan uuesti kuulata, et ta ütleks minu nime. Neid sündmusi, mis on meid nagu võdisema pannud, parimas mõttes, ma arvan, et neid on ju üldse mitte vähe. Minu põlvkonna inimesed, nostalgitseme korra. Kas te mäletate? Mina mäletan, mis tunne oli see vist, aidake nüüd, mis aastal oli Calgary olümpia võistlused? 88, kui Allar Levandi sai pärast tuli küll välja, et kõik see montaaž ei olnud õige, mis nüüd on kõik kokku tulnud, aga see tunne või kui sama 88. aastal, eks ju Eerika Salumäe võitis treki olümpiamedali või me oleme ju paljud vaadanud seda filmi. Kui Kalev sai Nõukogude Liidu meistriks. See on nagu veider värk. Ükskõik kui palju tahaks, see kuidagi ei aidanud minu korvpallioskustele grammi eestki kaasa. Seda oli äge kuulda, seda oli äge näha, selle sees oli nii kihvt olla ja siis ka nüüd, kui vaatan neid intervjuusid, ikka aeg-ajalt neid tuleb, see tekitab mingi sellise tunde. Ja nii paljud inimesed lubavad ülestõusmispühade sõnumil jätta selle samasuse tunde. Miks? Sest nad kuulevad selle sees ainult Allari nime, nad kuulevad selle sees Eerika nime, nad kuulevad selle sees Tiit Soku nime, aga nad ei kuule Gunnari nime, nad ei kuule Marika nime, nad ei kuule Mihkli nime. Ja see on see teine nimi, mida me peame ülestõusmispühade sõnumi keskelt kuulma, sest muidu see ei vii meid edasi. Aastaid tagasi mul oli nii eriline võimalus, jagasin seda möödunud nädal Jõgeval kohtuda kunagise Etioopia peaministriga. See kõlab peaaegu nii, et mina sain taga kokku üksi. Ei, see oli üks tore palvekogunemine, kus tema jagas lihtsalt oma tunnistust. Ja mina ei ole selle piirkonna elust ju Iisraelist midagi teada, aga kõik see ülejäänud seal Aafrika ja Aasia palju ja Lähis-Ida ja natukese siia-sinna. Välja, et ta oli 80-ndatel üks jõhkramaid Etioopia peaministreid, kes oma võimu kehtestamiseks tegi palju halba. Hävitas, represseeris, igasuguseid asju tegi. Ja ta ikka, ajalugu ju ütleb mida, revolutsioon sööb oma lapsed, mitte ei väärtusta neid. Ja tuli järgmine brigaad, kes korjas tema ära ja hakkas kõike seda sama tegema veel hullemalt, pani tema vanglasse ja ta kirjeldab seal, kuidas ta oli üks absoluutselt veendunud ateistidest. Ja kuidagi kogu selle asja keskel ta tundis, et ta nii tugev mees ikka on, et ta ei anna ennast lõpuks hukata teistele, et ta teeb enesetapu, aga kõige selle keskel ei leidnud ta selleks nagu jõudu, sest tuleb välja, et ka kõige kõvematel meestel ei ole seda nagu lihtne teha. Sest ta kirjeldab seda ja tore oli seda kuulda vahetult, mitte kätega vehkides nagu mina, aga selliselt südamlikult vahetult räägib, ma olen oma vanglas ja ma mõtlen, kuidas või millisel moel oma elu lõpetada. Ja korraga on selles vanglas valgus, ma näen ilmutust Jeesusest ja ma kuulen selle sees oma nime, Tamrat. Ja see on nagu nii sür minu jaoks, et kuidas ma näen midagi, mida ma ei usu, et see olemas on. Kui ma olen absoluutselt veendunud, et elektrit ei ole olemas, siis see valguse nägemine tekitab minust täiesti lühise. Ta kirjeldab, kuidas tegelikult seda sündmust Jumal oma armust kordab mitu korda, kuni lõpuks ta usaldab kuulata seda häält. Ja usaldab kuulata ja näha seda ilmutust ja annab oma elu. Ja sellest hetkest alates ta
küll ütleb, et aga isegi kui sa Jeesus elus oled ja päris oled, siis ega minu elu on lõppenud, et mind ju hävitatakse ära. Varsti tuleb hukkamine. Aga seal ta kogeb, et kui sa usaldad seda ilmutust ja seda kutsumust, et ma kutsun sind sinu nimega, siis vaata, mida ma su elus tegema hakkan. Ja Jumal toob ta sealt ruttu välja. Ja alates nendest aastatest kuni tänaseni, kui sa guugeldad, vaatad, siis selle mehe põhikutse ei ole enam rääkida endast, ei ole enam rääkida nendest ideedest, mille nimel ta oli Etioopias valmis tapma sadu ja tuhandeid inimesi, et oma parimaid plaane tõestades kuidagi tallata jalga talle teisi. Ei, ta käib mööda maailma alandlikul, aga selgel moel. Ütleb, et ei ole midagi ägedamat, kui avastada, et keegi on tähtsam kui mina. Aga see, kes on tähtsam kui mina, on tulnud ja öelnud minu nime ja teinud minu loo osa oma looks. Nii et head sõbrad, olge väga õnnistatud. Ärge muretsege selles kohvris olevate ülejäänud asjade pärast. Mõned asjad kukuvad maha, mõningaid asju ei pea meeles. Mõned laused ei olnud päris nii, nagu võib-olla Markus, Matteus, Luukas või Johannes ütles. Aga see, et üle kõige, selle mäsu keskel ma leian üles Jeesuse ja ma leian üles ennast ja oma kutsumuse. Ja see on hämmastav, mida Jumal läbi selle kõige võib teha. Tõuseme koos, palvetame ja olge hea bänd. Kallis Isa, me täname sind, et sina oma armus ja oma suuruses ei saatnud meile lihtsalt ühte väikest mingisugust humanitaarabi paketti, mis aitab pattu natukese paremini taluda. Sina oma tarkuses ja suuruses ei saatnud lihtsalt instruktsiooni, et tuleb astuda 3 sammu, teha 4 kükki ja siis 5 lehvitust ja asi muutub. Ei, sa oma suuruses ja tarkuses tegid midagi, mida me inimestena kõige rohkem vajame. Sa tulid meie juurde. Andsid ennast meile kogeda ja tunda. Aitäh sulle selle eest. Aitäh sulle selle eest, et sa oled igat ühte, kes siin on, kutsunud nimepidi. Kõige selle mäsu, kõigi nende triljonite inimeste keskel sa oled kutsunud meid nimepidi. Selleks, et ilmutada meile ennast ja meie kaudu oma poega. Isa, me tahame öelda, et siin me oleme. Anna andeks, kui me oleme vahest tahtnud lihtsustada kogu seda lugu. Jätnud muljet, et meie saame kõigest aru. Me tahame täna oma südamed alandada ja öelda, et anna meile arusaamist sinu pojast. Sest kui me saame aru sinu pojast ja sinu lunastusest, siis kõik muud asjad meie elus korraga asetuvad õigetesse paikadesse. Nii elu kui surm, nii hüljatus kui kaasatus, nii hirm kui julgus. Ja Isa, me võime korraga öelda, nii nagu Paulus ütleb Galaatia kirjas, nüüd korraga ei ela enam mina, või Kristus elab minu sees. Ja mida ma elan ma usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud. Amen. Ja siin ma usun, et on väga hea teha üks väikene mõttekoht ja me vaikselt mängime, võib-olla vaikselt laulame ja kes tunneb, et ta tahab lihtsalt nagu vastusena sellest, mis me oleme täna kuulnud ja kogenud, et me tahame talle veel laulda, siis laulame koos. Aga kui teil on ka selline tunne, et ma tahaks korraks istuda ja lihtsalt olla koos Jumalaga, täpselt nagu Gunnar ütles, et me tuleme lihtsalt tema juurde, et istuda ta jalga juures ja lihtsalt korraks olla temaga, siis ma arvan, et me võime korraks selle aja võtta. Ja Isa, tõesti täname sind selle eest. End annan üleni, mind oma auga katta, ükskõik mis saada võib, su ilu vajan näha. End annan üleni, mind oma auga katta, ükskõik mis saada võib, su ilu vajan näha. Anna
jaoks, mis siia teen, ainult sulle olgu kõik. Sinu jaoks, mis siia teen, ainult sulle olgu kõik. Sinu jaoks olgu kõik. Sinu jaoks, mis siia teen, ainult sulle olgu kõik. Sinu jaoks, mis siia teen, ainult sulle mu Jumal sa, vaid sa. Tänu Jeesus. Isa, me täname, et me oleme vastu võetud, et sinu vereohver oli piisav, et igaüks, kes tuleb sinu juurde, on vastuvõetav, sest et sinu ohver maksis kõige eest. Ei ole ühtegi pattu, mida sinu veri ei saaks katta. Ei ole ühtegi elu, mida sinu ohver ei saaks lunastada. Sinu veri on kõige väeline. Ei ole ühtegi suuremat väge, ei ole ühtegi sidumist, ühtegi sõltuvust, ühtegi needust, mitte mingit kurjust, mis oleks ülem kui sinu ohver, Jeesus. Sina oled kuningas, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus. Su nimele austus kuningale, üle kõige kuulub sulle valitsus, üle kõige kirgab su auhiilgus. Austus kuningale, au su nimele, austus kuningale, üle kõige kuulub sulle valitsus, üle kõige kirgab su auhiilgus, üle kõige kuulub sulle valitsus, üle kõige kirgab su auhiilgus. Amen, amen. Ja te võite istuda. Ja kuna meil on pidupäev, siis me mõtlesime, et ikka ühe pidulaulu me mängime teile siia lõppu veel. Yes. Nii et. Is your grace to fill me again. All I need is your embrace.
again to my soul, to breathe again to my soul, to breathe again to my soul. New life. All I need is your grace to fill me again. All I need is your embrace to revive my soul. And I know from your presence I will find the strength to go on, and I know you will start to breathe again to my soul, to breathe again to my soul, to breathe again to my soul, breathe again to my soul, to breathe again to my soul. New life, new life. Suur tänu, armsad muusikud. Sellega on siis meie ülestõusus Pühade Jumala teenistus lõppemas. Ma loodan, et nüüd kõik järgmine kord, kui olete reisile minemas ja siuke olukord siis teid tabab, siis teil tuleb see tänane teenistus meelde ja teil tuleb ka meelde see sõnum, et mis seal siis kõige tähtsam oli, et mis sinna kohvrisse siis tagasi pakkida. Aga nüüd on siis võimalus suunduda juba sinnapoole, kus saab kohvi ja jäätist osta. Võib ka siin muidugi pilti teha. Selleni ma tahtsingi jõuda, et me teeme veel ühe lõpulaulu ja siis juba kõike seda järge mööda. Nii et õnnistatud koduteed neile, kes peavad minema, ja kui need, kes saavad siia pikemalt jääda, siis suhtleme ja tunneme ennast mõnusalt. ja nüüd me tõesti palume, tõuseme püsti, elame kaasa ja et see jääks meile kummitama kõigile, kui me pärast koju lähme. Kõrgem kui on mäed mu tee peal ees, hauaväest veel tugevam on see. Püsib raskustes ja muutuses, kestma jääb see, kestma jääb see. Minu
armastus jääb, ei jäta mind, see iial ei otsa saa. Su armastus jääb, ei jäta mind, see iial ei otsa saa. Su armastus jääb, ei jäta mind, see iial ei otsa saa. Ei saa. Sest veel ja veel ja veel see kestma jääb. Minu vallutab ja rahu hinge toob. Enam hirmu ei pea tundma enda sees, sest kestma jääb see. Kestma jääb see. Su armastus jääb, ei jäta mind, see iial ei otsa saa. Su armastus jääb, ei jäta mind, see iial ei otsa saa. Su armastus jääb, ei jäta mind, see iial ei otsa saa. Su armastus jääb, ei jäta mind, see iial ei otsa saa. Su armastus jääb, ei jäta mind, see iial ei otsa saa. Ei saa. Su armastus jääb, ei jäta mind, see iial ei otsa saa. Sest nüüd ma tean, nii elus kui ka surmas katab mind su armastus. On makstud võlg ja kestma minu südamesse jääb su armastus. Su armastus jääb, ei jäta mind, see iial ei otsa saa. Ei saa. Su armastus jääb, ei jäta mind, see iial ei otsa saa. Su armastus jääb, ei jäta mind, see iial ei otsa saa. See iial ei otsa saa. Su armastus jääb, ei jäta mind, see iial ei otsa saa. Su armastus jääb, ei jäta mind, see iial ei otsa saa. Su armastus jääb, ei jäta mind, see iial ei otsa saa. 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 Pakub vaid tühjust. Tuhmub see naer ja tuhmub kõik kuld, mis kasu seest on. Kuid siis tulid sa.